kord ma veel. Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees peaksin värisema. Samu valgus, mul lootus on su peal, su valgus on mu jalgpeel, kuhu elu sammud seal, näen sinu sõna valgel. Komistamast hoia minu jalga, kui vaid kõnnin ma õiguse teel. Vaenlane võib mõelda minust halba, olen ikka seismas kaljul veel. Samu valgus, mul lootus on su peal, su valgus on mu jalgpeel, kuhu elu sammud seal, näen sinu sõna valgel. Mul lootus on su peal, su valgus on mu jalgpeel, kuhu elu sammud seal, näen sinu sõna valgel. Meie ansambli nimi on Taeva tee ja meil on samuti hea meel teid siin näha, kuigi kukub välja nagu koolis, et õpilased on auditooriumis ja õpetajad on siin ees. Aga ma loodan, et täna sellist tunnet ei jää. Nagu üks asi, mida me tahame teha, on, et Jeesuse Kristuse sõnum, see, mida ta tahtis inimkonnale jätta, et see saaks selgelt ja puhtalt edasi antud. Ja ma loodan, et see täna õhtul juhtub nii. Ja ma tutvustaksin meie ansamblit. See daam minu kõrval on Liisu. Ja kolmas liige on Kaido, kes mängib syntesaatorit ja basskitarri. Valgus oli tõeline ja valgustas märrada, tulles siia maailma, mis temas sündinud. Kes ta vastu võtsid, saivad meele valla, loo elasiks olla igaviku lõpuni. Sõna laotuste tee, igaviku keel, võitmatu meel, looja hääl, valguses hääl, taeval, maa pääl. Kes ei ole merel, ei liha tahmisest, kes ei ole meest, vaid loojas sündinud. Sõna saigi lihas, kes eas meie seas, Jumala pojast maadestunud. Sõnad laotuste tee, igaviku keel, võitmatu meel, looja hääl, valguses päev, taeval, maa pääl. Jumal on ikka nii võrratult loov, et
on andnud erinevad andid inimestele ja et siin mõnedele on antud selline võrratu and laulda ilusti, et võib-olla kui nad oleks ainult rääkinud kogu aja, oleks palju igavam olnud, eks ole. Või oleks näiteks mina siin laulnud kogu aja, siis oleks võib-olla hoopis juba saal tühi olnud. Aga Jumal on hea ja meil on tõesti põhjust talle tänu ja kiitust tuua. Mul on tõesti olnud võrratu võimalus Jumalat teenida mõnede viimaste aastate jooksul nüüd kogu oma täisajaga ja ma mõtlen, et see on minu eesõigus olnud eelkõige, mitte nagu au ega kuulsus, aga tõesti on hea teenida Jumalat ja on hea sellist Jumalat teenida, nagu ta on. Ja ma mõtlen, et see on võimalus, mida me igaüks peaksime Jumalat paluma, et Jumal õpeta mind sind paremini teenida. Ja see teema, millest ma täna tahtsin natuke teile jagada, on see, mida minult on väga sageli küsitud. Ma olen üsna palju oma aega veetnud tänavatel, rääkides mitmete erinevate inimestega. Eriti tänavu aasta oli mul praktiliselt terve suvi olla väljas noortega tänavatel ja rääkida erinevate inimestega, teha neile muusikaprogramme ja sealsamas üks asi, mida ma märkasin, mis on muutunud praegult inimeste juures viimaste aastate jooksul. Kui võib-olla 5-6 aastat tagasi või enne seda rääkisid midagi Jumalast neile, siis tavaline vastus oli, ma ei taha midagi teada, ma ei taha midagi kuulda. Räägi mulle sellest, see ei ole üldse olemas, ei ole mingit Jumalat. Ja praegu on olnud tavaliselt küsimus, aga miks ma peaksin seda Jumalat uskuma? Aga on ju nii palju erinevaid pakkumisi, Buda ja New Age ja igasugused Jumalad, Muhamed ja... Aga miks te arvate, et teie Jumal see kõige parem on? Ja ma mõtlen, et meil kristlastena tuleb väga sageli tegeleda nende küsimustega. Ja võib-olla mõni ei ole kristlane ja on praegu selle küsimusega istub siin, et no jah, te räägite küll, et te tunnete Jumalat, aga mõni teine ütleb, et ma tunnen mõnda teist Jumalat. Ja see on tegelikult, ühest küljest ma arvan, et see on Jumala arm, et on selline küsimus tekkinud. Sest see tähendab, et Jumal on andnud ühe erilise aja meie maale, kus on huvi tema vastu ja kus kuidagi Jumal on avanud meile tee tema juurde, teinud selle väga kergeks. Ja teine küsimus on väga sarnane, miks siis mina olen selline inimene siin, võib-olla mõni küsib, aga miks tema on selline inimene seal. Ja see on täpselt samuti küsimus, mis tegelikult on meie eludes tähtis. Võib-olla mitmed on pikka aega selliseid küsimusi peitnud nagu pea liivasse selle eest, et räägime parem ilmast või millestki neutraalsest, aga kas üldse sellist küsimust nagu häbenetakse seda. Aga ometi need on asjad, mille ees me igaüks peame seisma ja me ei saa kuidagi neist mööda, sest igaüks teab, et ühel ajahetkel ma lahkun siit, lähen igavikku ja mis siis saab? Missugune on see Jumal seal mind ootamas ja mis olukorras olen mina? Et tegelikult meil inimestena on õigus väga ausalt silma vaadata nendele küsimustele, mis meie ees tegelikult nagunii on. Ja sellepärast võib-olla on hea kõigepealt enda jaoks selgeks teha, miks ma usun seda Jumalat. Ma ütleksin, et nii nagu Jumal on sind selliseks intellektuaalseks inimeseks loonud, nagu sa oled ja sellise mõistuse andnud sulle, siis me võime oletada, et tema, kes on meid sellisena loonud, et tema on võrratult tark. Ja tema, kes on sind nii kauniks loonud, ilmselt peab ise olema ka väga kaunis. Ja miks siis see Jumal, kellest on juttu Piiblis? Ma usun, et kui sa tahaksid lugeda Piiblit ja kui sa võrdleksid seda mõne muu raamatuga, võib-olla, et need asjad on keerulised, ei ole võib-olla ei ühte ega teist lugenud, aga lugedes ja uurides Jumala sõna, me leiame, et Piibel on kirjutatud väga loogiliselt. See on üks raamat, milles on tegelikult vastused kõigile eluküsimustele. Seal on vastused ka nendele küsimustele, mis võib-olla on ebapopulaarsed.
piibel ütleb sulle isegi siis tõtt näkku, kui võib-olla sulle see ei meeldi. Aga sealsamas piibel annab vastused eluküsimustele, nagu on patt. Südametunnistus on määritud, nii nagu mõne tehtud halba tegu kunagi ise heaks teha. Ja siin on piibli ainus vastus, et sa pead selle andeks saama. Teine asi, kui inimene on langenud ja ta on olukorras, kus ta ei pääse enam välja ja tal puudub jõud, sest kurjuse jõud on tugevamad, siis on ainus, kes pidi ta välja aitama Jumal. Ja Jeesus ütleb väga selgelt ja täie veendumusega, mina olen ainus tee. Siin on teisedki küsimused, mis on väga selgelt ja konkreetselt, millega piibel tõestab, et ta ei ole iseenda enesega vastuolus ja ta annab kõigile eluprobleemidele väga selged vastused. Aga teisalt jälle, kui siin ainult oleks ta selline meie intellektile vastav, siis intellekt on väga palju manipuleeritud. Nii nagu me teame oma varajasemast ajast, kui räägiti suuri üllaid ideid, nõnda nimetatud, siis need manipuleerisid inimese intellektiga. Ja tegelikkuses nad ei töötanud. Aga teine hea uudis on, et piibel on üks raamat, mis kannatab välja igasuguse praktika kontrolli. Ta toimib tegelikult. Tegelikult inimene võib kogeda. Piiblis on kirjutatud 1. Johannes 5:13, et teie teaksite, et teil on igavene elu. Tähendab, Jumal ei ole mõelnud, et me lihtsalt arvame, et ehk see on õige. Aga tema on öelnud, et me teaksime, et meil on igavene elu. Ja mis veel praktika testi kohta öelda, ma olen näinud väga palju graafikuid, kus on joonistatud sellised lausa graafikutena välja, et mis olukorras on inimesed, kes on uskunud vale jumalaid, ebajumalaid. Nende maadel puudub isegi puhas vesi. Ja piibel ütleb, et kui teie teenite elavat jumalat, siis teil ei puudu midagi. Maades, kus teenitakse ebajumalaid või nii nagu idamaad, kes väidavad, et nad on niivõrd pühad, et nad on niivõrd lähedal Jumalale, et nad iseennast piitsutavad ja kannatavad. Ja sealsamas nende maades on igasugused tõved, haigused ja kui kõiki seda vaadata, siis lihtsalt avatud silmadega, nii nagu piibel ütleb Roomakirja alguses, et ei saa vabandada, et Jumalat tundes ei ole teda austanud, kuna Jumal on looduses ka nähtav, ta on ennast nähtavaks teinud ja tema au ja suurust võib näha, nähes tema tegusid. Nii et see on üks kindel veendumus, millest me teame, et meie Jumal on tõesti tõeline, et tema vastab meie intellektile. Kui tema meie loojana on andnud meile selge mõistuse, siis meie mõistus ei saa olla sellega vastuolus. Ja teine asi, et ta kannatab praktika testi välja. Ja kolmas asi, et ta on väga isiklikult kogetav. Et kui me tema juurde tuleme, me võime teda tunda. Ja teine selle sarnane küsimus on, aga tavaliselt on mult küsitud, aga kui on selline hea Jumal, no hästi, aga miks siis on nii palju kurjust maailmas? Miks siis tegelikult on näha, et kuidagi nagu kurjus valitseks headuse üle? Aga ometi me teame, et kui Jumal oleks olnud halb või kuri, siis üldse maailm ei saaks koos püsida. Kurjus ei saa midagi sellist headust tuua. Ja ka sellele küsimusele annab väga selge vastuse piibelise. Ta räägib, et inimene seisis valiku ees. Ja kahjuks ta valis selle, et ta mässas Jumala vastu. Ja see on ka põhjus, miks inimene enam ei saanud ise kurjuse jõudu talt välja, vaid oli vaja Jeesus Kristust, kes tuli, et päästis ta selle käest. See on küllalt pikk teema ja seda võiks käsitleda ja rääkida pikalt. Aga ometi meil on selge teadmine, et piibel annab vastuse meie nendele küsimustele.
ja piibel tahab, et sinul oleks elu eesmärk. Ma mõtlen, et kui mina tulin usule, siis mul oli tegelikult, ma ei olnud haige, ma olin terve, mul oli sõpru, mul oli nagu kõik olemas, vaadates nagu selliste inimlikult, aga ometi, mis mul puudus, mul ei olnud teadmist, kuhu ma välja lähen. Siin võiks mõne sellise näite võib-olla tuua, kui ütleme, et sul puudub mõnes asjas eesmärk, mida sa teed. Hästi, võib-olla sa juhid autot ja vaatad kaarti, et nüüd võiks keerata sealt teed pidi Tartu suunas ja siis sealt võiks edasi minna Võru poole ja sealt võiks Lätti minna ja kui sul puudub eesmärk, kuhu sa tahad välja jõuda, siis see võib väga naljakas marsruut olla. Inimene võib-olla mõtleb, et okei, et ma selle aasta proovin õppida võib-olla keele selgeks ja siis proovin lapsed üles kasvatada ja perekonna soetada ja maja aga kui sul puudub eesmärk, milleks seda kõike teed, kuhu sa siis lõpuks välja jõuad oma eluga, siis tegelikult see on ju naeruväärne. Siis on võib-olla nii nagu mõni ehitab maja, ma olen näinud käies idanaabrite pool külas, et on maja ehitatud ja siis on nähtud, et puudub veel üks ruum, tehakse üks veranda sinna külje peale ja siis tehakse veel üks naljakas ruum sinna teise külje peale ja see tuleb kole ja see on näha, et ei ole olnud plaani, ei ole teatud, kuhu sa tahad välja jõuda, missugune peaks see lõpptulemus olema. Väga sageli me ei mõtle inimestena, et ka meil on vaja näha lõpptulemust, eesmärki, milleks ma üldse teen seda, mis ma teen ja kui meil on lõppeesmärk teada, kuhu ma tahan välja jõuda, siis ma võin plaanida, mis ma teen. Mulle tuleb meelde üks näide ühest mehest, kes ütles mulle, et ma teinekord hakkan jooma. Juhtub, et hakkan jooma ja siis joon kohe mitu päeva järjest aga siis, kui see asi üle läheb, siis ma jälle saan olla natukene aega kaine. Ja siis ma mõtlesin, et kui see õnnetu inimene teaks, et tegelikult ta ise ei juhi oma elu, temal juhtub nii, et ta hakkab jooma. Ja siis, kui ta ei juhtu, siis ta ei joo, siis ta on kaine. Ja kui sinu elu on selliste juhuste küünises, ühest juhusest teise, siis sa oled nii nagu see nii nagu inimesi jagatakse 3 kategooriasse. Ühed on need, kes imestavad, et mis juhtus. Teised on need, kes teavad ja räägivad sellest, mis juhtus. Ja kolmandad on need, kes panevad asjad juhtuma ja toimima. Ja ma mõtlen, et meil inimestena Jumal on meid loonud valitsema maailma. Ja kui me oleme tema eesmärkides ja me näeme, et meie siht on jõuda tema juurde igavikku ja me tõesti oleme valitsejad siin, siis meie peame panema asjad oma elus toimima ja seda me saame teha ainult koos Jumalaga. Ma mõtlen, et meil on täna põhjust mõelda siin, kas mina olen see, kellel on eesmärk, kes teab, kuhu ma lähen ja kes paneb asjad siin toimima, nii et ma sinna jõuaks ja kes on Jumala riigis see, kes koos Jumalaga teeb siin maa peal neid asju, milleks ta on siia loodud. Sest kui sa oled loodud, ma ei usu, et Jumal selline looja, kes on võrratult kõik loonud, sind lõi kogemata, nii et ta ei teagi, miks sa siin oled. Lõi sind küll, aga ta ei saanud aru, miks ta sind sellisena tegi. Ma arvan, et sinul on üks konkreetne ülesanne. Ja kui sa oled aru saanud, mis on su lõppsiht, siis Jumal tahab, et sa mitte ainult seda aru ei saaks, vaid et sa saaksid aru ka, missugusena ja mis ülesandet on sulle andnud. 1. Korintuse 12. peatükk räägib, et inimesel on loodud üheks ihuks, igal ühel oma ülesanne, oma funktsioon. Ja ma julgen väita, et sa oled õnnelik inimene, kui sina tead, mis on sinu funktsioon. Ja kui sa seda veel ei tea, siis on sul põhjus seda otsida. Sest sa ei saa õnnelik olla, kui sa ei tea, miks. Ja kui sinul on juba küsimus, miks tekkinud, siis tuleb ka vastus. Ma tahaks julgustada neid, kes veel ei tunne Jumalat, kes ei tea, missugune on sinu looja, missugune on sina. Et sa täna õhtul võiksid selle sammu astuda, et sa võiksid paluda, et Jumal, ma ei tunne sind, aga ma tahan. Ja ilmuta ennast. Ja Jumal astub sulle lähedale, sest ta on selle lubanud. Ja sinu võimalus on täna
õppida isiklikult tundma elavat Jumalat. Ja teine asi, siis ta hakkab näitama sulle, miks oled sina ja mis on sinu võimalused. Ja selline elu on võrratu. Ja ma julgen väita ka, et tõesti kristlased, kes elavad ja tõelist Jumalat tunnevad, on kõige õnnelikumad inimesed maa peal. Vaatamata sellele, kas elus on raskusi, vaatamata olukordadele, sa võid olla tõstetud neist üles poole. See on sinu võimalus täna. Jumal õnnistagu sind selle otsuse tegemisel, sest ka see on üks sinupoolne samm, sina pead otsustama, sest kui sina seda ise ei otsusta, siis sinu eest ei saa seda ka keegi teha. Jumal õnnistagu sind. Indrek ja Liisu, öelge palun mõne sõnaga, kuidas te kokku saite ja kui kaua te olete oma ansambliga koos käinud? Meie ansambel sai alguse rohkem kui aasta tagasi peale 3. Tallinna Gospel Festivali ja sellest ajast me hakkasime koos käima kahekesi koos Kaidoga, keda täna siin ei ole. Ja meie ansambli juures oli üks ameeriklane, kes oli tulnud Gospel Festivalile ja ta andis nii-öelda meie ansamblile ka näpunäited ja andis meile alguse. Ja mina tulin konkreetselt sinna, et lihtsalt ühel päeval
Kaido, keda ma varem natuke olen tundnud, kutsus mind oma juurde natukene muusikat tegema. Ja nõnda juhuslikult tekkis meie ansambel. Mina ei oleks kunagi osanud arvata, et ma satun laulma sellisesse ansamblisse, sest ma laulsin küll kunagi oma kooli ansamblis, aga see oli hoopis teistlaadne ettevõtmine ja ma ei osanud arvata, et vaimulik ansamblisse kunagi satun. Ja mina sattusin ansamblisse niiviisi, et Kaido, kes on minu grupivend, kutsus mind ühel päeval musitseerima ja kui ma läksin Kaido juurde musitseerima, siis ootas seal Indrek. Ja olin ühel kontserdil laulnud koos Indreku vennaga ja siis me olime üksteisest kuulnud üht-teist ja ka kui me kokku saime, siis selgus, et meie koostöö väga hästi sobis ja nii sai meie endalegi ootamatult sai meist ansambel. Öelge palun, kas te laulate ainult kristlikke laule? Jaa, me oleme kristlased ja tahame seda olla tõsiselt. Ja sellest ajast peale, kui ma olen selle otsuse teinud, ma olen ise endale ka lubanud, et minu anded on selle jaoks, et Jumalat kiita ja Jumal on mul selle jaoks need andnud ja nendega me mõlemad teenime, mida meil on antud. Me tahaksime oma lauludega Jumalat inimestele lähemale tuua, et inimesed võiksid õppida Jumalat tundma ja see on meie eesmärk. Ja me ei tee seda selleks, et ise endale mingit kuulsust või au saavutada, aga selleks, et Jumalat kuulutada. Suur tänu teile ja Jumal õnnistagu teid. Kui sa hommikul ärkan, läinud ärkan, et su tuli on räval ja lugu on tavar, kui sa pole nii rumal. Kui sa pole nii lais, kui sa pole nii tuule peal, siis võta piibel ja selle sallu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Ta on õnn ja elu rõõm. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Ta on tõde. Et mu tuju on räval ja mu on taval. Kui ma pole nii rumal, kui ma pole nii lais, kui ma pole nii tuule peal, siis võtan piibli ja selles ma loen. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Ta on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Ta on tõde, elu tee. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Jeesus Kristus on elu. Ta on tõde, elu tee. Teie olete nüüd siin noorteõhtul juba mitmendat korda. Öelge palun, mis teid tõmbab siia noorteõhtule? Mulle meeldib väga see, et siin on inimesed, kes armastavad Jumalat ja teenivad ja see nagu julgustab nagu ennast, kui on vahest raske. Mind tõmbab siia hea kristlik muusika ja väga hea sõnum. See on just väga tore, et on mitmest kogudusest noori kokku tulnud, et ei ole ainult Eesti Kristlik Kirik esindatud, vaid igalt poolt nagu noor. Suur tänu teile! Ja udu on maas,
algava öötunni ees. Tänu sul võidetu võitluse eest. Tänu, et nõnda mind armastada sa. O Issand, me täname sind. Shalala, o Issand, me täname sind. Shalala, o Issand, me